Tere! Täna räägin esinemisest või teiste ees rääkimisest ja kui sa oled siia jõudnud ja seda videot kuulad, siis on suur tõenäosus, et sul on mingisugune teema sellega. Mina olen Epp Aadler, enesemeisterlikkuse mõtestaja, coach ja koolitaja ja ma töötan tundlike, kogenud, ägedate inimestega, kellel tihtipeale on mingi teema endasse uskumisega või ebakindlusega või hirmuga ja mulle meeldib aidata neid endast paremini ja suuremalt ja julgemalt mõtlema. Aga mis teema siis see esinemine ja teiste ees rääkimine on? Ehk probleeme on palju. Mõni inimene kardab esinemist nii palju, et ta mitte kunagi ei teegi seda. Ehk mõnes mõttes võiks ta öelda, et temal just nagu seda probleemi ju ei ole. Ta võibki öelda, et ma ei karda, sest ta ei ole kunagi olukordades, kus ta üldsegi peaks nii-öelda teadlikult esinemishirmus üldsegi olema. Mõni inimene ikkagi teeb seda, aga kardab meeletult ja on tohutu stressis nii enne, pärast hästi ketrab, on kriitiline, ükskõik mis võib juhtuda. Mõni inimene on endiselt kinni mingisugust kunagi juhtunud traumaatilises olukorras, on saanud kunagi kriitikat, ehmunud või on seda näinud pealt, sest vahel tegelikult ei olegi meid ei mõjuta mitte meie enda kogemused, vaid tegelikult meid mõjutavad ka teiste kogemused, mida me pealt oleme näinud. Ja igal juhul on kõik need inimesed kuidagimoodi loonud endast mingi loo ja mingi kirjelduse endast, nad usuvad, et millised esinejad nad on või millised teiste ees rääkijad nad on, sest see on võib-olla see kõige tähtsam teema, et minu jaoks esinemine ei juhtu alati laval. Ehk tihtipeale inimesed arvavad, et esinemine toimub ilmtingimata kusagil hästi paljude inimeste ees. Aga ma arvan, et esinemine on tegelikult lihtsalt üks eluoskus, see on üks tööriist, üks viis, kuidas me suhtleme teistega ja me teeme seda tegelikult iga päev ja kogu aeg. Ja see, kui meil niivõrd tavaline eluoskus on stressirohke, siis see lihtsalt takistab elu. Ja mida ta siis teeb? Ehk see esinemishirm ja sellele tohutu voli andmine ja sellise enese määratlemise andmine tegelikult paneb meid ennast peitu pugema, ta paneb meid kaitsesse, mõni inimene läheb selliseks nagu vaikseks ja tagasihoidlikuks, aga mitte alati. Ehk mõni inimene hakkab tegelikult võitlema hoopis teistmoodi ja tegelikult esinemishirm võib põhjustada hoopis naljakamaid asju. Ehk tegelikult esinemishirm võib võtta ka väga halbade esinemiste vormi. Ehk mõni inimene esineb nii-öelda sooritavalt ära, teeb lihtsalt ära. Ta ei võta üldse vastutust selle eest, et mida ta räägib või kas ta räägib üldse enda juttu ja kas ta kuidagimoodi suhestub publikuga, vaid ta lihtsalt nagu mõnes mõttes vuristab oma juttu ära. Ja siis selle tulemusena kõik, kes kuulevad seda, ükskõik kui vähe või palju neid on, nad kuidagi peavad selle siis ära kannatama. Samamoodi võivad esinemise kartjad luua väga halbasid koosolekuid. Esinemise kartjad võivad korraldada väga halbasid sünnipäevasid, sellepärast et nad ei taha teiste ees just nagu olla, nad kardavad teisi või jätavad üldse selle korraldamata. Ehk siis esinemishirm ja teiste ees nii-öelda nähtav olemise hirm või rambi valgus olemise hirm mõjutab sinu elu väga palju laiemalt, kui on suur tõenäosus, et sa isegi arvad. Ja sa ei pea mitte kunagi selleks lavale minema. Ja seetõttu mina arvan, et esinemine toimub kogu aeg, et me tegelikult kodus, tööl, sünnipäevadel, tänaval, poes, iga kord, kui me vajame tähelepanu endale, ma ei tea, näitena, sa pead minema kingad tagasi poodi viima ja ma pean minema sellist negatiivset ettekannet tegema müüjale, kus ma kardan, et mida ta ütleb, eks ole. Siis see on ka tegelikult esinemisolukord. Ja need juhtuvad kogu aeg, iga kord, kui ma küsin kellegi käest midagi, teen ettepaneku, iga tööintervjuu, iga vestlus ülemusega, ülemus või samamoodi sina oled juht ja pead tegema mingisuguse ettepaneku, siis see on täpselt samamoodi alati esinemine. Ja seetõttu, kui esinemine on kuidagimoodi ikkagi nagu põhjustab hirmu, siis sellisel juhul on oht, et sa jätad selle olukorra tegemata, sa põgened, sa juba kaitsed ette, sa ütled võib-olla halvasti igaks juhuks või sa kuidagimoodi teed nalja selleks, et see nii-öelda ära pehmendada. Ja need kõik on täiesti loomulikud enesekaitseviisid. Lihtsalt probleem on see, kui see esinemine on nii-öelda liiga stressirohke sinu jaoks, sest sellisel juhul see paratamatult nii-öelda võtab sind üle ja sellisel juhul see muudab sind lihtsalt nõrks. Ja ühelt poolt sa ise nii-öelda jätad ennast andmata ja mitte keegi ei saa ka sind. Aga miks ma siis sellest räägin ja mis see minu enda kogemus on, et alati kui esinemisest rääkida või teiste eest rääkida, siis kuidagimoodi on eeldus, et see inimene, kes sellest räägib, kuidagimoodi tema peab armastama seda ilmtingimata.
ja see küsimus ongi, kas mina siis armastan hirmsasti esinemist ja ma ei saa öelda, kas ma armastan või mitte. ma arvan, et esinemine on töövahend, et esinemine on see viis, kuidas ma praegu siin saan rääkida. et see ei tähenda, et ma ei karda, see ei tähenda, et mul mingisugust ebakindlust ei ole, mul ei ole mingit ärevust. aga mu jaoks on olulisem see, et äkki on see jutt kellelegi oluline. äkki minu kogemus või arusaam üldsegi esinemisest ja esinemishirmust saaks aidata kellegi nii-öelda vabadusse või sellisesse vabamasse elamisse ja see on minu ülesanne, see on minu missioon minu töös, et suurepärased inimesed ei takerduks ebavajalikesse hirmudesse, ebavajalikesse ebakindlustesse, ebavajalikkusse enesekirjeldusse. ehk tegelikult lõpuks kõik need hirmud, millele sa allud, määratlevad sind kogu aeg, sa just nagu kirjeldad ennast ja iga kord, kui sa jätad midagi tegemata, siis sa suurendad seda kirjeldust ja sa tõestad endale, et nii on, eks ole, et näed, ma kartsingi ja ma ei teinud ja nii on, järelikult ma olengi see kartsja inimene. ja selle tulemusena sa jätad üha rohkem ja rohkem tegemata, sest lõpuks on sul rohkem kogemust kartmises kui hirmu ületamises. ja seetõttu on vaja hoopiski nippe, kuidas panna fookus siis sellele, mida sa tegelikult teha tahad, selle asemel, et fookus oleks kogu sinu sellel hirmul ja kõigil sellel, mis juhtuda võiks. sest juhtub, igal juhul tegijatel juhtub ja tegelikult küsimus ei ole see, et kas juhtub, et küsimus on see, mis sa siis teed, kui juhtub ja kuidas sa ennast aitad, kuidas sa üldsegi valmistud nendeks pingelisteks olukordadeks, kuidas sa nii-öelda ennast siis kasutame sõna relvastad või varustad selleks, et kuidas sa üldsegi nii-öelda sisened nendesse olukordadesse ja mis sa seal siis teed päriselt sel ajal, kui sa nagu nii-öelda päriselt sooritad. ja samamoodi, et mida siis teha seal nagu pärast seda, selleks, et sa ei jääks nagu nii-öelda analüüsima ennast liigselt, et oi, mida ma oleks pidanud ütlema, oi, miks ma nii tegin, oi, miks ma selline olen. see ka mitte kuhugi ei vii, ehk siis kuidas nagu järel rääkida endaga sellisel kujul, et sa saaksid endale andestada, et sa saaksid sellest, ükskõik mis seal siis juhtus, saaksid õppida, nii et sa saaksid järgmine kord olla nagu julgem, sa oled targem, sa oled kogenum, aga sa oled julgem, sest sellised nagu halvasti läbimõeldud eelmised kogemused ei loo tegelikult iseenesest automaatselt sulle kogemust juurde, vaid tegelikult nii-öelda halvasti reflekteeritud varasemad kogemused võivad sind hoopiski viia suuremasse hirmu. ja nii olengi ma siis kogu minu oma 20-aastase karjääri jooksul on tegelikult see esinemisteema, mis tegelikult tihtipeale, kui hakata esinemishirmust rääkima, siis tegelikult on see eneseesindamise probleem, et mingil põhjusel ma kuidagimoodi ei julge olemas olla, ma ei taha olemas olla, ma ei taha olla nähtud, sest ma kardan, mida need teised teevad, mida need teised arvavad, et kuidas nad reageerivad, mida nad teevad ja see kõik tundub hästi ohtlik. ja seetõttu on esinemisteema alati tegelikult eneseesitamise küsimus ehk kuidas ma endast mõtlen, kuidas ma teistest mõtlen, kuidas ma suhtlemisest mõtlen, kuidas ma nii-öelda, milliseid ootuseid ja ülesandeid ma iseendale annan, millise võimu ma tegelikult teistele annan enda üle otsustada selles olukorras. ja seetõttu on see selline nagu peenem nagu tähendusprobleem, see on selline peenem tähenduse ja mõtlemise tegelikult rägastik. ja küsimus ei ole üldse oskustes, sest tegelikult kõik inimesed, kõik inimesed oskavad esineda. selleks on vaja osata seista või istuda vastavalt vajadusele ja sa pead oskama rääkida. ja kui sa räägid, siis on sul järelikult ka mõtted, ehk sul on tegelikult ka millest rääkida. aga kui sa omistad oma mõtetele tähenduse, et need on tavalised, nad ei ole väärtuslikud, nad ei ole kuidagimoodi nagu neist ei ole mõtet rääkida, sest teised teavad kuidagimoodi paremini või teised nagunii teavad seda kõike juba. sellisel juhul küsimus ei ole sinu teadmistes ja küsimus ei ole, kas sa oskad esineda, vaid küsimus on see, mis tähenduse sa annad sellele, mida sa räägid. ja mis sa otsustad, et kas sina pead teadma, mis see väärtus tegelikult on või tegelikult annad sa võimaluse nii-öelda teistel endaga vestelda ja ka sinul endal teistega vestelda ei olla nähtav. nii et seetõttu on tegelikult see esinemisega tegelemine üks enda väärtustama õppimise teekond. ja see on see teekond, mida mulle meeldib väga aidata teha. ehk tihtipeale küsimus ei ole üldsegi kuidagimoodi uute nippide õppimises. kõik inimesed tänapäeval on nii koolitatud, kõik teavad nii palju nippe. küsimus on, kas sul on ligipääs nendele nippidele ja see ligipääs nendele nippidele ja võtetele sõltub samamoodi sellest, ehk mis tähendus selle olukorrale annad, mis tähenduse endale annad ehk kelleks sa ennast pead. nii et ja olles aidanud väga-väga paljusid inimesi, noori, vanu, juhte, algajaid, professionaale, väga kogenud professionaale, siis
esinemisega ja teistes rääkimisega teemaga rahu sõlmimine, see on nüüd see koht, kus ma räägin, eesmärk ei ole sellest hirmust lahti saada. Hirm on loomulik asi tegelikult, see hirm on nagu enesekaitsemehhanism. küsimus on see, mis sa selle hirmuga teed. Ja seetõttu on olulisem esinemisega rahu sõlmida, et sa saaksid seda teha, isegi kui ta on hirmutav. Ta on alati hirmutav, ma arvan, ükskõik kui kogenud, ma arvan, ükskõik kui kogenud esinejaks sa räägid, see olukord on alati hirmutav, see loomulikult on ta selline pingeline olukord. Küsimus on, kuidas sa reageerid ja kuidas seda mõtestad, sest sinu mõtestamine nii-öelda loob tähenduse ja tänu sellele tähendusele tekivad sul ligipääsud siis kõikidele sinu valikutele, mida sa üldse järgmiseks teed. Nii et kui sulle tundub, et sul on aeg saada üle mingitest teemadest, võib-olla mõtestada ringi see esinemise teema ja sõlmida rahu sellega. Või võib-olla sa oled väga-väga kogenud esineja, aga sa oled hiljuti kogenud mingit olukorda, kus sa oled järsku ootamatult, ma ei tea, hangunud. Järsku sa ei saanud hakkama, järsku juhtus midagi, kuigi sa tead, et sa oled kogenud. Siis tegelikult on võimalik neid olukordi nii-öelda lahti muukida ja jõuda uuele tasemele ja nii-öelda tekitada endas, viia ennast uude kohta, et sa saaksid jätkuvalt olla kogenud, aga uues kohas. Nii et kui sulle tundub, et on aeg esinemisega rahu sõlmida, siis ma olen siin, et sind aidata. Ja kuidas ma seda teen? Üks variant on vaadata alustuseks minu tasuta webinari, kus räägingi sellest, et kuidas võtta esinemisest liigne stress ja hirm üldsegi maha, et sa juba siseneksid sinna nii-öelda nutikamalt. Teine on osaleda mu erinevatel kursustel, nii e-kursustel kui ka koolitustel. Ja kolmas, võib-olla kõige kiirem variant on tulla minu konsultatsiooni ja mu coaching'u programmi, kus me siis tegelemegi täpsemalt sellise eneseesitlusteemadega ehk vaatame, kuidas sa enda nii-öelda, mis need olukorrad on, kus sul see hirm üles tuleb, missugused mõttemustrid sul seal käivituvad, kelleks ennast seal olukorras pead ja kuidas siis tuua sinna ruumi see inimene, keda sa tead, et sa oled ja kes sa tahad rohkem olla, aga mingil põhjusel mingi asi takistab sul seda. Nii et ole, kus sa oled, aga kui sinu soov on teha esinemisega rahu, siis võta minuga ühendust ja usu mind, selle lahendamine on lihtsam, kui sa arvad. See on vähem hirmutavam, kui sa arvad. Ja see on tõeline kiirtee vabamasse elamisse, et sa saaksid vabalt osaleda ja selline esinemise kartmine ei rööviks sinu aega, sinu energiat ja tegelikult ei rööviks ka teiste inimeste energiat, sest tegelikult igasugune meie hirm paneb laeb nii-öelda selle hirmuga tegelemist teiste peale. Nii et kui sa austad iseennast, teisi, siis loo esinemisega rahu, sest elu saab edasi minna ja kõik on väga palju lihtsam. Kohtumiseni.